Tere! Rõõm, et oled asunud kuulama Noorsooteatri taskuhäälingu esimest osa, esimest kohtumist. Selles taskuhäälingus vestlevad meie teatri erinevad töötajad saatekülalistega loomingust, oma kutsumuse leidmisest ja selle hoidmisest ning mõtestavad elus olemise ilu. Siin saates me avame ja analüüsime teemasid, mis haakuvad Noorsooteatri igapäevase tööga, loominguga ning mingil määral siis ka avavad laiemalt meie teatri loomingulist tegevust ja eesmärke. Noorsooteatri taskuhääling püüdleb selle poole, et pakkuda argipäevas natukene inspiratsiooni, julgust, analüüsi ja mõttekaaslust nii noorele kui ka vanemale kuulajale. Mina olen Mirko Rajas, esimese saate eestvedaja, Noorsooteatri kunstiline juht ja täna ma olen kutsunud endale külla noore lavastaja Johan Elm, kes on lõpetanud Vanalinna hariduskolleegiumi gümnaasiumi, õppinud EKAs, lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 28. lennu Anne Türmpu ja Mart Kolditsa eestvedamisel ja hetkel õpib siis ka lavakunstikoolis, magistratuuris, lavastaja õppes ja lisaks sellele on Johan toonud nende lühikeste aastate jooksul Eesti teatrites lavale päris mitu lavastust ja kui ma ei eksi, siis võib ka tema joonistusi leida ajalehe vahelt. Tere, Johan! Tere, Mirko! Sa ei eksi. Jah, kas see loetelu, kas see kõik vastab tõele? On sul veel salajasi tegevusi? See kõik vastab tõele, kuna sa said seal neid sõnu kasutasid, et lõpetasin ja käisin, siis ma lõpetasin ka EKA, ei läinud sinna niisama sussiga lööma ja VHK-s ma tõesti käisin alguses, tahtsin kogu aeg minna teatriklassi, aga võeti vastu reaalklassi, seal pidasin 1,5 aastat vastu ja tänu toredatele õpetajatele, siis ma sain üle minna kunstiklassi. Nii et ma olen selles kunsti teatri vallas nagu liigelnud või tahtnud liigelda. Enne VHK-d ma olin ikkagi Mustamäe getost pärit, et ma ei ole kogu aeg niimoodi väga pehmetel pattidel nagu kasvanud. Aga sealt Mustamäelt kuidagi tundus alati, et see ei ole päris minu ruum, nii et nüüd ma olen väga õnnelik. Aga kuidas sulle tundub, et kui ma loetlesin siin neid nii-öelda erinevaid maamärke, eks ole, see kool ja teine kool ja see keskkond ja kolmas keskkond ja teater ja EKA, eks ole, et kas sellised nagu keskkonnad või nagu maamärgid identifitseerivad sind ka kuidagi või on need sinu jaoks nagu olulised? On need osa sinust või? Jah, nad on kindlasti osa minust. Õnneks nüüd mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma võib-olla liigun edasi mingitest väärarusaamadest, mis mul oli noorena, aga et ma olen alati olnud väga selline saavutushimuline või väga, ma ikkagi õppisin hinnetele ja niimoodi. Ja minu jaoks oli väga tähtis, kus klassis ma käin või mis kooli ma lõpetan või mis ülikooli ma lõpetan. Et nad on mind mõjutanud küll. Tulles lavakasse, ma nägin oma kursusel inimesi, kes olid varem tegelenud laulu või tantsuga ja sa näed, kui palju see aitab neid teatrikoolis ja ma mõtlesin, no mida see EKA ja joonistamine ja maalimine mulle nüüd nagu teatris saaks, mis on see minu pluss või mida sellest kaasa võtta. Aga siis ma leidsin, et mingisugune tagasiside vastuvõtmise oskus, kriitika läbimõtestamise oskus ja tegelikult see arusaam, et mida tähendab ühe kunstiteose loomine, et see ei ole alati lust ja lillepidu, et seal käib alati mingisugune tume auk vahepeal, kuhu ükski lavastaja ega näitleja ei taha minna, aga see selline surnud punkt, et sa käid sealt läbi ja et sa pead kuidagi lihtsalt aktsepteerima seda muud moodi sellest üle ei saa. Et mida rohkem ma ise edasi liigun, seda rohkem ma näen, et tõesti mingisugused väikesed õppetunnid saadavad mind siiamaani igal juhul. Väga huvitav, aga et kui sul on nagu, ütleme, mitu eriala taskus ja kui ma ei eksi, siis sa lavakooli esimene kord, kui sa sinna astusid, alustasid dramaturgina
ja lõpetasid lavastajana. Just, ja kogu aeg tahtsin saada näitlejaks tegelikult. Kuidas sa ennast selle keskel üles oled leidnud või et kas see on sulle kuidagi iseloomulik ka, et sul on vaja nagu hästi palju erinevaid asju kogeda, et siis lõpuks nagu kokku panna mingisugune tervik? Jaa, ma olen tõesti väga-väga kogeja, et ma tahtsin teatrikooli ikkagi nii pikki aastaid saada, esimesed mitu korda ei saanud ma üldse esimesest voorustki edasi. Et kui ma juba sinna kooli sisse sain, siis ma tundsin, et ma pean võtma sellest kõik, muidu ma pärast kahetsen. Ja kooli lõpus mulle antigi valida, et kuna ma olin käinud kõikides tundides, siis aga diplomi peale saab ainult ühe asja kirjutada. Et siis mulle anti valida, kellena ma tahan lõpetada, dramaturg, näitleja, lavastaja ja valisin lavastaja. Kuigi kooli astudes ma olin täiesti kindel, et minust mitte kunagi lavastajat ei saa, et see mulle üldse ei meeldi. Aga õpetajad on hästi mind suunanud. Et et kuidas ma ennast identifitseerin, ma mäletan teatrikoolis oli sellega raskusi, sellepärast et ma ametlikult õpin, eks ole, dramaturgiks või lavastajaks, mis tähendab, et keegi nagu ei eelda, et ma tahaksin tohutult etüüdidest osa võtta või minna nagu lavale, aga seda ma ikkagi tahtsin, et kuhu ennast nagu sättida, et mida inimesed minust ootavad tegelikult. Aga mida aeg edasi, seda rahulikumaks ma olen ise jäänud, et ma praegu olen peamiselt lavast ameti peale jäänud ja see teeb mind väga õnnelikuks. See ei ole kuidagi minu jaoks mingi väiksem saavutus, et ma olen tõesti siiralt väga-väga rõõmus, kus ma olen. Aga jah, ma pigem mõtlen endast rohkem kui lugude jutustajast. Ja mul on lihtsalt erinevad töövahendid, millega lugusid jutustada. Et lavastades on see mulle võib-olla kõige omasem, aga visuaalne kunst, näitlemine ja lõpuks ka kirjutamine, et need on kõik mingisugused loo jutustamise osad. Ja ilmselt nende erinevate kogemuste kokkupanemine, see ongi terve elu vältav protsess. Jah. Meelega nimetasin nooreks lavastajaks, vaadata, kuidas sa selle peale reageerid. Kas sa ise tunned selles, ütleme, et niimoodi vaatame teineteisele siin otsa ja ütleme, et me ei ole nüüd nagu kõige nooremad mehed ka enam, aga et kuidas sulle tundub, et millal on õige lavastajat nimetada veel nooreks lavastajaks, kas mõni lavastaja saab kunagi täiskasvanud lavastajaks, et kuidas see nagu erialaliselt sinu jaoks on või võib ka laiemalt natukene rääkida sellest teemast, et kuidas sa nagu peegeldad seda noorest inimesest sirgub täiskasvanu. Need on vist ilmselt natukene kaks erinevat asja, et millal sa nagu saad nagu oma erialaselt täiskasvanuks ja millal inimesena või käivad need käsikäes? Ma arvan, et meie eriala on selline, kus kui nad üldse käivad, siis meil võib-olla kõige rohkem just see inimesena ja erialaselt kasvamine, sest meie töö on nii inimese põhine ja sinu enda mõtte maailma ja maailmavaate põhine. Ma tunnen ise praegu ennast, et ma olen kuskil lävel, et mu selja taha on jäänud see noore lavastaja, verinoore lavastaja aeg, aga ma ei ole veel mingisugune tohutu kogemusega, et siin Noorsooteatris see oli minu 8. täispikk lavastus, praegu käivad 9. proovid, et see on teatav hulk, ütleme 10 lavastust on juba täitsa nagu hea, aga mulle tundub, et miks ma just olen lävel või kuhugi järgmisele nagu astmele jõudmas on see, et mulle on saanud aina kindlamaks minu väärtused kunstis, mida ma teen ja kunstis, mida ma naudin. Et pärast kooli oli lavastamine kindlasti selline väga sisetunde pealt iga kord katsetat. Ma olen olnud vabakutseline, mis tähendab, et kogu aeg on olnud erinevad inimesed trupis ja iga kord sa avastad seda uuesti. Aga nüüd, ja see on kindlasti väga palju tänu just magistrile, kus ma praegu olen, mis on ka just lavastajate magister, et mida rohkem ma endale sõnastan oma põhimõtteid, oma ütleme tööriistu, oma visiooni, seda kindlamaks ma sellest saan ja seda vähem on sellist nooruslikku rapsimist või isegi ülemuretsemist või selline, et ma pean tegema kõike ja korraga. See oli kindlasti periood mul, ma pean tegema kõike ja korraga olema igal pool, et keegi mind ära ei unustaks. Aga nüüd
jah, ma olen õppinud väärtustama mingeid teisi asju, sellist rahulikku oma asja ajamist või. Aga kas need käivad käsi käes, ütleme, inimesena kasvamine ja lavastajana täiskasvanuks saamine, et sul tekib nii-öelda mingisugune teadmine, väärtusruum, mida sa pead oluliseks oma, ma ei tea, kunstis on ju, prooviruumis, aga samas, et see ju ilmselt mõjutab ka sinu elu või et sa ei saa või kas on võimalik neid kuidagi eraldada oma vahel? Tegelikult vist ei ole tõesti, sellepärast, et kui ma olin veel noor lavastaja, muretsesin selle pärast, kas ma saan veel tööd, kuidas see lavastus välja tuleb, mida minust arvatakse, keegi kirjutab mingi arvustuse ja siis on kõik läbi, eks ole, noh, need kõik ei vasta tõele, aga need mõtted käivad läbi. Ja see on see selline nagu läbi selle pinge sa vaatad maailma, aga kui sa kasvad inimesena, sa saad kogemusi, sa näed, et tegelikult iga minu samm ei ole elu muutva tähtsusega, et ma võin vahepeal täitsa rahulikult kõndida ilma mõtlemata, et mida minust arvatakse või kuhu ma ikkagi nagu teel olen. Et sa võid lubada endale ikkagi pausi ka. Et jah, mida rohkem ma saan inimesena elukogemusi, saan inimesena iseendaga rohkem tuttavaks, seda, ma arvan, rikkamaks või täpsemaks muutuvad ka mu lavastused. Ja samamoodi ma ju õpin, lavastamine ja näitlemine ja teater üldse on ju inimeseks olemise, õppimise kunst. Et iga minu lavastus arendab mind inimesena, et need on tõesti ikkagi väga seotud, jah. Ja, see on väga nagu ilus mõte, et me ei tee ju ühtegi lavastust lihtsalt nii sama, et oota ühte lavastust kuhugi Eesti teatrisse, kus neid ei ole mitte nii vähe nagu juurde, vaid ikkagi kuidagi oluline aspekt on ilmselt seal juures, et ise kasvada või väljuda protsessist teisena. Just, mul on meeles Elmo Nüganen, kui me veel koolis käisime, ta tegi meiega 3 õde ja siis mingis proovis ütles, et kui ma millestki aru ei saa, siis ma teen sellest lavastuse. Ja see ongi see, me kogu aeg otsime midagi, et mis asi see on, mis on maailm meie ümber, kes oleme meie selle sees. Aga sa ütlesid ühe väga huvitava asja, mille peale ma olen ise ka palju mõtelnud viimasel ajal, et alguses on selline tunne, et peab rapsides tegema või et kogu aeg tundub, et kui ma nüüd seda asja vastu ei võta või kui seal ei ole, siis läheb kõik nagu eest ära ja ma jään milleski maha ja mu kogemuse pagas muutub palju vaesemaks kui teistel ümber ringi ja nii edasi ja nii edasi. Et kuidas sulle täna tundub, olles nüüd käinud päris mitmes Eesti teatris lavastusi tegemas, kogenud mingisuguseid erinevaid atmosfääre, situatsioone, eks ole, et kas see on selline noorusele omane mõte, mis on nagu paratamatu, mille peabki nagu alati tegelikult mingis mõttes nagu läbi tegema, et jõuda sinna, et ma olen pausi väärt, ma võin pausi võtta või siis natukene provokatiivselt küsin, et kas on võimalik ka kuidagi teisiti. Nüüd sa targa mehena, kes oled kogenud juba neid asju, eks ole, et kas sa tagantjärgi mõtled, et et tegelikult saab ju teistmoodi ka või on seal mingisugune mingi tarkusetera sees, kuidas nagu säästa, ütleme, liigsest rapsimisest inimesi? Jah, ma vist muud lahendust sellele nagu ei ole, et ikkagi see kogemus tuleb kogemusega. Et need õppetunnid tulevad kogemusega, et ma olen ka oma kursusekaaslastega ja teiste noorte teatriinimestega rääkinud. Me kõik jagavad seda mõtet, et ma võtan kõik tööd vastu, sellepärast, et ma ei tea, mis homme juhtub. Ja see ületöötamine ja rapsimine, see kõik on väga aktuaalne. Aga samas, millal veel, kui mitte noorelt. Et ta on ka selline poolenisti katkine lause, et aga miks üldse peaks üle pingutama, eks ole. Aga noorena on see võimalus, seda energiat on rohkem või seda teotahet on nii palju, sellepärast, et tundub, et kõik on veel saavutamata. Ja selle sükse energia pealt ikkagi veab päris kaua välja. Aga kui ma mõtlen järele, kuidas ma olen jõudnud tänasesse päeva, siis ega see ei ole olnud väga lihtne. Ma ikkagi olen ennast väga palju pidanud müüma, ütleme nii, kirjutama teatritele, pakkuma välja, kogu aeg püüdma, olla pildis, mitte rongist maha jääda. Aga mulle tundub, et kui ma seda ei oleks teinud, siis ma ei oleks ka siin.
ja kui mõelda, et kuidas seda rapsimist ära hoida, no võib-olla peab vedama siis lihtsalt kasvatusega või mingisuguse lastetoaga, mis on teinud, ma arvan, see on väga inimese põhine, et sellel ei ole vastust, et peamine on see, et lavaka lõpetamine ei garanteeri sulle midagi. Olgu, sealt võib saada mingi hulk inimesi teatrisse tööle ja see on väga tore ja nii peakski olema, aga ka otseselt koolist teatrisse tööle minek ei tähenda, et sa ei pea rohkem pingutama elus. Et iga roll, olgu see kas sinu koduteatris või oled sa kuskil vabakutselisena, iga lavastus, mida sa teed, on ju tegelikult samm edasi kuhugi, et pärast kooli lõppu, ega liiga mugavaks ei saagi minna vist. Ja et see on niisugune balansi küsimus tegelikult. Jah, eks ta vist ole natukene niisugune paradoksaalne olukord ka on ju, et kui sa kooli lõpetad, on ju veel eriti lavastajana, ütleme, et igas teatris ei tööta 3-4 palgalist lavastajat on ju ja üldse see on võib-olla mingi teise saate teema, et mida tähendab olla lavastajana kusagil teatris tööl või olla vabakutseline lavastaja ja nii edasi, et ühest küljest ju pead, kui sa seda eriala armastad, see on sinu kutsumus, siis pead ju tegutsema selle nimel, et oleks väga palju tööd, et sind märgatakse, eks ole, iga sinu tegu on sinu nii-öelda, kuidas öeldakse, visiitkaart või? No jah, eks ta mingi vahe nii ongi ja ega ma tabasin ise ka selle ära, et need kõige pingelisemad ja nii-öelda rapsimise aastad olidki need, kui ma ei teadnud oma järgmist projekti, et ma tean seda, et sügisel ma lähen sinna, aga mis ma kevadel teen, ma veel ei tea. Ja õnneks siis läks ikkagi nii, et töö kandis vilja, et nüüd, kui ma tean ette pool aastat, aasta, 1,5 aastat ette, mis mind ootab, siis tegelikult sellega tuleb see rahunemine. Et mõni inimene lööb särama just selles teadmatuses, aga mina olen selline omamoodi nagu väga konservatiivne või rahulik inimene, et mulle meeldib teada, mis mind ees ootab, sest siis ma oskan ennast nagu fokusseerida, oma energiat jaotada, et ma selline viimasel hetkel pingeseisundis mina küll särama ei löö. Ja, saan aru. Eks see jah siis, et selles valemis on mingi teatav toimiv retsept, on mingi kindlustunde tekitamine, eks, et on müts maha inimeste ees, kes suudavad seda endal ise luua, selle nimel vaeva näha, aga võib-olla siis kuskilt teinekord on võimalik ka mingit abikätt otsida eeskujude näol ja nii edasi, inimestega rääkides, vesteldes, elulugusid lugedes. Just, jah, et see kindlustunne ei pea ilmtingimata tähendama töölist või mingit finantsilist kindlustunnet, et tegelikult need on inimesed, inimsuhted, turvatunne iseendas, oma kodus, oma lähedastes. Ja teine asi vist on ka mingisugune teatav mõtestatus, et kui sa tead, et miks sa midagi teed ja mille nimel sa tegutsed, eks ole, see annab ka mingi teatava rahu ja sa praegu oled liikunud magistriõpingutes see, et kas see impulss, et teatriga edasi tegeleda, lavastajana süvitsi minna, uuesti kooli, kas see sai ka kuidagi alguse sellest, et enda jaoks mingisuguseid suuremaid küsimusi nagu kes, kus, mida, miks, mille nimel mingit süsteemi luua, et mis sind nagu tõukas takka minema magistriõpingutesse? Jah, sa ütlesid õige sõna, süsteem. Ma arvan, see on peamine, et esimene impulss oli see, et selle magistriõppe on kokku pannud Mart Koldits, kes oli ka minu bakalaureuse kursuse juhendaja, keda ma tõesti väga hindan, austan ja armastan, et ma usaldan teda. Aga ma tundsin jah, et bakas ma tahtsin kõike ja korraga, ma käisin nendes lavastaja ainetes ja ma lavastasin ja ma tegin oma diplomitöö ja see loomulikult kõik õpetas mind, see ei jooksnud kuidagi mööda külgi maha, aga see oli tehtud, need 4 aastat möödusid sellises nagu hüperfookuse staadiumis, et kõik on ülioluline sinu jaoks. Ja pärast kooli mõtledki, et mul on mingisugused kogemused, aga mis asi on see lavastamine? Et mida mina tegelikult lavastajana teen? Et ma suhtlen näitlejatega, ma analüüsin teksti ja siis ma kuidagi proovin neile öelda, mida ma tahaksin, et nad teeksid ja see on mingisugune peegeldus. Aga mis see tegelikult on? Et mis on need mõisted, mis on see sõnavara, et kuidas suhelda näitlejatega niimoodi järjepidevalt ja sihikindlalt? Ja sellepärast ma sinna läksingi lootuses saada nagu sisetundele ja mingisugusele oma loomingulisele tugevale impulsile siis mingit sükest peaaegu et analüütilist põhja nagu alla.
et mul oleks vaba loominguline kirg pluss siis teooria seal all. Ja praegu ma küll tunnen, et ma nüüd kevadel peangi selle lõpetama ja hetkel käivadki diplomitöö proovid, et see täpselt seda see magister ongi mulle andnud, et mul on sõnavara, mul on mingisugune ma ei loobi enam sõnu õhku, ma ei püüa nagu erinevatest külgedest, vaid ma olen just leidnud mingi oma tee, mida mööda käia ja lihtsalt loodan ja õpin ka näitlejatega suhtlema sellisel moel, et nad ühineksid sellel samal teel minuga, mitte ei kõnniks oma teed pidi. Nii et see, ütleme, teadlikum õppimine magistrikursusel on kandnud head vilja? Absoluutselt, ma olen väga õnnelik, hästi tänulik ja jah, nii et kokkuvõttes noore lavastaja teema ilmselt, eks lavastaja püsib noorena ilmselt nii kaua, kui ta on õpiimuline ja võimeline avastama uusi aspekte, kuigi ilmselt tiitel noor lavastaja kaob peagi eest ära, eks ole. Jah, mis seal just keegi ütles, et mina olen küll 32 praegu, aga keegi just rääkis hiljuti, et mäletad nooremana, et kui küsiti, kui vana sa oled ja sa ütlesid, et ma olen 25, siis tuli vastuseks, et ei olegi enam nii noor. Ja eks hakatakse võib-olla tõsisemalt võtma ka ühel hetkel, et iga kord ei poeta selle, et tema on noore lavastajana tegi ja nii ja otsib ja nii, et mingil määral on need tiitlid nagu toeks, aga teisest küljest need on teinekord ka häirivad. Jah, no eks ta ole, ühtepidi on ju väga hea saada sellest noore lavastaja taagast üle, et ebakindel ja mis iganes on ju katsetab, eksperimenteerib. Need ei ole üldse mingid halvad sõnad, aga on võimalik ennast kuhugi auku mõelda. Aga samas tuleb mõelda ka selle peale, et ühel hetkel, kui ma ei ole enam noor lavastaja, ega ma siis järgmisel päeval ei ole kohe edukas ja kogenud lavastaja, siis hakkab mingi uus kummaline vaheperiood, et siuke kes sa siis oled, sa ei ole veel vanameister ja sa ei ole enam verinoor, et see vahepealne ala on ka tegelikult väga oluline. Ja muidugi. Ma praegu lihtsalt hakkasin mõtlema veel selle üle, et Eesti väiksuses on ikkagi ka mingisugune võlu, et kui sa oled teatrihuviline inimene, siis meil ei ole nii palju teatritegijaid, et meil on võimalik kõrvalt jälgida mõne lavastaja arenguteed, et kuhu ta liigub, et see on päris põnev teinekord olnud vaadata nagu. Aga lavastamisest rääkides ma siin noore ja algajana saatejuhina unustasin kohe alguses nagu põhiteema mainimata, et Johan on väga huvitav inimene ja lavastaja, aga et meil on veel suurem põhjus ka, miks me täna siin vestleme, et hiljuti tõid sa Noorsooteatris lavale lavastuse, mis oligi siis sinu viimane lavastus, mis praegu on esijätanud praeguse seisuga. Lavastus kannab pealkirja siis Kasvav kuu ja põhineb Sarah Crossoni noorte romaanil Moonrise, mis siis eesti keelde on tõlgitud pealkirjaga Kuu tõus. Kui ma niimoodi otse siis küsingi, et juhatame selle teema siis sisse ja natukene räägime sellest lavastusest ja sellest materjalist ka, et mis olid need teemad või mis sind käivitas, kui sa esimest korda lugesid seda Sarah Crossoni romaani Kuu tõus, et miks sind see kõnetas ja miks sa otsustasid, et selle materjaliga, miks sa otsustasid seda dramatiseerida ja lavale tulla, sest ma mäletan, et sult tuli päris kiiresti see puudutab, see on lahe, see on ilus teeme. Jah, ma vist, minu teekond selle raamatuni oli pikk ja vaevaline, et väga palju kõike muud sai ka loetud, aga tõesti see, ma ei mäleta, ma võisin äkki lugeda 6 lehekülge või 16 lehekülge ja ma tundsin, et mulle piisab sellest, et ma küll läksin lõpuni, aga see läks aina paremaks. Et eks mul on selline natukene spetsiifiline võib-olla maitse ka, et mind kisub sinna raskemate teemade poole või mingisuguse eksistentsialismi poole, aga sellegi poolest selles romaanis see on väga keeruline olukord, milles need tegelased on, aga mind paelus see, kui tugevalt nad püüavad sellest leida ilu, armastust, soojust. Et just see, et ma tahaksin alla anda selle elu raskuse ees, et ma ei jaksa enam võidelda selle vastu, aga miski hoiab mind veel siin võitlemas. Ja kuidas need noored tegelased seal saavad aru, et kui minus endas enam jõudu ei ole, siis ma saan seda teiselt
lähedaselt inimeselt. Ma saan, kui ma lasen teda endale ligi ja usaldan seda, et ta ei jäta mind maha, et siis sealt on tegelikult väga-väga suur laegas, väga rikas laegas on peidus nagu siiras armastavas suhtes. See on hästi ilus nagu mõte, mida sa praegu räägid ja mulle tundub üldse, et praeguses maailmas või võib-olla see on ka varem nii olnud ja see on üks põhiküsimusi ennem, aga mina elan praegu ja sina elad praegu ja tegeleme praegu nende teemadega, et see teekond iseendani või iseendani jõudmisse on minu meelest nagu hästi keeruline teinekord. Ja et mõtlesingi korraks, et võib-olla sellel ei ole vastuseid, aga seal lavastuses, kuigi see on väga helge ja südamlik ja sealt ütleme lahkudes on niisugune laetud tunne ja sa tahad olla armastusväärne ja tahad ka ise paremini armastada, et kas prooviprotsessis, kui te tegelesite, neid tegelaskujusid üles ehitasite, et kas mainisite või rääkisite kuidagi võib-olla kaudselt ka sel teemal või arendasite seda mõtet kuidagi edasi, et kuidas lootusetus olukorras üksinda noore inimesena iseennast üles ehitada? Kas on mingid tugipunktid? Kas sa korraks mainisid teisi inimesi, et teised inimesed on meile olulised peegeldajad, aga üksindus on praegu, võib-olla ütleme mingisuguse liiga karmi tõe välja, aga minu meelest on nagu vohav pandeemia on maailmas üksindus kohati. Me kõik kannatame mingil määral selle all ja vaadates noori, siis tihtipeale see juhtub, et me isegi tajume teravamalt seda üksindus kui varem, mulle tundub, et kuidas sealt nendest tegelastest kuidagi nagu läbi kasvades sealt läbi tulla, iseendani jõuda, et ma olen oluline, mulle on antud mu elu, see on väärtus oma ette, et see on mul. Viskangi sellise suure teema sulle korraks lauale, et vaatame, kuidas me siit läbi tuleme, siit tihnikust. Paras pähkel tõesti, paras tihnik. Ja me vägagi puudutasime seda üksinduse teemat ja ka armastust, et kui ma proovidega alustasin, siis ma veel ei osanudki seda niimoodi sõnastada, aga kuskil seal poole peal või viimases kolmandikus mul korraga tekkis väga selge sõnastus, et tegelikult selle loo peategelane Joe, et see on tema lugu enne kõike ja see on lugu sellest, kuidas Joe õpib lootma. Et ta on nagu eluga nii palju pihta saanud juba noore seas, et tal ei ole enam julgust loota millelegi, et ta on lootnud ja ta on saanud vastu näppe ja ta on õppinud seda mitte tegema. Aga niimoodi on ikka jube raske elada, kui sa ei looda millelegi, siis tekibki küsimus, et aga milleks siis üldse, et ma ju lihtsalt eksisteerin siin ilma mingisuguste väljavaadeteta. Et kuidas, õnneks Joe tõesti leiab need inimesed väga ootamatus olukorras, kellele toetuda. Aga kui just mõelda, et mida teha üksi, kindlasti see ei ole kerge, aga ma tuletan meelde ka ühte väga läbivat teemat sellest lavastusest, mis ka kõlab laval ja mis kõlab ka selles raamatus, et me ei ole ainult need halvad asjad, mis meiega on juhtunud, et me oleme teised asjad ka. Ja kui niimoodi hakata tegelikult oma elu peale mõtlema, sest meile jääb paratamatult meelde halvad kogemused, mingisugused traumad, äraütlemised, lüüasaamised, halvad sõnad, aga et püüda lihtsalt keskenduda sellele, et aga tegelikult ma olen jõudnud siia tänasesse päeva, mul on sellised isikuomadused, mul on ju olnud mingisuguseid positiivseid kogemusi minu elus, mis võib-olla tollel hetkel tundusid tühised, aga kui vaadata edasi, et tegelikult see suvalise inimese naeratus tänaval läks mööda minust, aga võib-olla see laadis mind terveks ülejäänud päevaks. Või et me oleme muud asjad ka, et see, ja ma arvan, et see üksinduse tunne tegelikult pärineb ka natukene mingisugustest, kuidas ma ütlen, nagu viltustest, ideaalidest või üha enam, mida aeg edasi, seda rohkem minu meelest ühiskond
nagu sunnib meid olema miski ja hästi ruttu. Sa pead väga ruttu saavutama ja sa pead väga ruttu teadma, kes sa oled ja olema kohe kõige parem kõiges, mida sa teed. Aga see on viltune, see ei toimi nii. Inimene ei arene niimoodi, et ma olen plaksti valmis ja kõige parem. Et tuleks lihtsalt lubada endal läbi kukkuda. Et kõige olulisem ongi see, mida sa ka enne mainisid, et milleks ma midagi teen. Seda ei pruugi olla üldse lihtne üles leida, aga ma arvan, et see on võimalik, et see on alati võimalik, et me prooviprotsessis ka just sellest lähtusimegi, et see, kuidas näitlejad oma rolli üles ehitasid ja kuidas mina mõtestasin neid tegelasi, ongi läbi tahete, mida nad tahavad, mis on ka nende takistused nende tahete ees, aga kogu aeg, mida nad tahavad, et isegi siis, kui mul on silmad pisarais, ma vedelen maas, mul ei ole jõudu mitte millegi jaoks, siis tegelikult ma alati tahan midagi ja sellest tahtest saab kinni hoida. Ja see viib sind järgmise päevani ja varsti ongi juba pool aastat möödas ja see raske aeg on ununenud. Ja, hästi ilus mõte selle tahtmise peale. Mul tuleb endal mingi lavaline situatsioon meelde, et ütleme, tahtmiste jada saab ellu üle kanda. Et oli üks stseen, kus ma pidin karjuma nii-öelda oma ema peale, tegelased, eks ole. Ei saanud nagu hakkama ja siis ka järsku, et aga mida sa tahad? Miks sa karjuta peale? Miks sa oled vihane? Ja vastus oli see, et ma tahan, et ta mind kallistaks. Just, et tegelikult. Ja siis sealt kaudu juba hakkab nagu kõik asjad hakkavad lahenema ja elus ka. Ja tegelikult sa saad enda peal seda mõttemustrit kasutada, aga tegelikult korra võtta aeg maha ja mõelda ka teistest inimestest. Et samamoodi, et mulle jääb meelde, et see inimene karjus minu peale ja see on väga ebameeldiv. Aga kui korra edasi mõelda, et jah, ta karjus, aga tegelikult võib-olla ta väga vajas minult midagi ja ta vajas seda lihtsalt nii tuliselt, et ta ei osanud midagi muud teha peale karjumise. Et selle taga võib olla tegelikult väga mingi hea, mingi soe impulss. Ja, muidugi. Ja tuleb lihtsalt, teine märksõna on aeg, et mis minu meelest selles lavastuses ka, et lavastus on tänaseks esietendunud ja me mängime seda veel sellel hooajal päris mitu korda, et aga mind just ka võlus nagu ajakasutus nii selles lavastuses või kui aeg kui ka märksõna, et mulle nagu hästi meeldis, et selle lavastuse puhul, mis on, ütleme, suunatud tegelikult noorele vaatajale, küll aga on see nagu, ütleme, mingi fookusgrupp, aga nagu hea teatri puhul ikkagi, et noor vaataja, eks me juba võtsime selle sõna noor kontseptsiooni lahti, et see võib olla ükskõik milline inimene, kes on valmis nagu hingelt noor, eks ole. Aga et aja kulgemine, et selle lavastus liigub sellises ajarütmis, et ta paratamatult nagu ei suru sulle peale mitte midagi, aga ühel hetkel sa oled selles maailmas sees, sa oled nagu nende tegelastega koos, sa oled nagu avatud ja mulle tundub, et see on isegi nagu mingi teatav nagu kontseptuaalne või mingi salajane sõnum ka sinna sisse, et seal on üks tegelane, eks ole, keda mängib Mart Müürisep ja ütleb, et kõige rohkem on mul kahju sellest, et ma pole jõudnud kedagi armastada. Aga et just see kannatus, see lootusetus, see üksindus on ju, et nagu sa enne mainisid ka, et me nagu rahmeldame, me jookseme, meil on saavutamisvajadus nagu peal, et teinekord tundub, et tuleb lihtsalt ka nagu aega anda, et sul ei ole mitte kuhugi kiiret. Et võtta see aeg ja sellest aja võtmisest hakkavad ka vist vastused nagu välja tulema. Ja, loomulikult, sest mõtle selle peale, et kui sa otsid midagi meeleheitlikult, oled oma võtmed ära kaotanud ja siis tuiskad mööda tuba ringi, sul läheb kaua aega nende leidmiseks, aga lihtsalt seisa korra keset tuba, vaata ühte nurka 10 sekundit, vaata teis nurka 10 sekundit ja need võtmed tulevad sulle üsna ruttu kätte. Ja seesama tegelane Eed, keda siis Mart Müürisep mängib, kes ütles seda sama, et mul on kahju, et ma ei ole jõudnud kedagi armastada. Et jah, ta ütleb seda ja ta tunneb seda päriselt. Aga sealt edasi läheb lugu niimoodi või need arusaamad tulevad hiljem, et aga tegelikult ma olen armastanud. Lihtsalt ma ei tundnud seda ära või ma isegi ei arvanud, et ma võisin mõjuda kellelegi nii tugevalt, et keegi tegelikult on mind ka kogu aeg armastanud. Lihtsalt ma ei tundnud seda ära, sellepärast et ma vaatasin kõike läbi mingi probleemi filtri, et ma olin harjunud kõigis ainult halba nägema, aga tegelikult oli see armastus mu ümber kogu aeg. Ja siis tekibki see küsimus, et muidugi on kahju, et ma seda tol hetkel ära ei tundnud. Aga nüüd ma tunnen ja see oli päriselt olemas.
jah. jah, ja teine vist asi veel, mis on selle aja andmise juures, on ju ka see, et see kannatuse mõtestamine või on ju noortena meil on raske muidugi öelda, et küll tuleb aeg, küll leiad kellegi ja nii edasi, sest see ei kuulu nagu selle rütmi juurde. Mul on vaja praegu kohe on ju, kui nädala pärast ei juhtu, siis ilmselt mitte kunagi. Ma jään elu lõpuni sellega. Aga et selles loos ka minu meelest, et et milles ongi nagu teatri võlu, olgu siis nooremale vaatajale või vanemale vaatajale, et eks ole, ta asetab meid mingisuguseid olukordi jälgima, eks ole, ja ta on ka nagu ood ajale ja ood lootusele selles ajas, et kui praegu on raske, kui sa kannatad, on ju, et kannatus võib lõppeda 10 aasta pärast väga suure sündmusega, mis mõtestab selle kõik sinu jaoks. Jah, et ka see, loodame, et kellelgi ei kesta see 10 aastat, aga see lootus ikkagi, see lootus on ja jääb ja see võib anda väga palju jõudu. Ja et kas usud seda, et ütleme, teatri tegemine, tegijates kindlasti, aga et kas teatri tegemine või teatrikunstiga tegelemine, lavastuste lavale toomine võib aidata armastust ära tunda või võib selle kuidagi esile kutsuda? Sa mõtled siis tegijas või vaatajais või mõlemas? Tegijas ilmselt on nagu loomulikum aste, nagu ideaalis on see, et kui sa mingi materjaliga proovisaali lähed, on ju, et siis ta on juba midagi sinus äratanud. Aga ütleme nüüd, kui ma tulen vaatajana, et mis see, natukene nagu vihjan siin, et mis see teatri roll sinu jaoks võib nagu olla, aga kuna me armastusest hakkasime siin rääkima, et siis, et kas ta võib nagu äratada mingisuguse arusaama, mingi tunde, kas ta võib äratada armastuse, kas ta võib midagi meelde tuua, kas ta võib anda lootust? Ma tahaks loota küll. Kui siin paar aastat tagasi see igasugune poliitiline olukord läks väga raskeks, siis ma olin just parasjagu prooviprotsessis ja meie mõtlesime ka, et mis mõttega me praegu seda teeme, et tegelikult on maailmas nii palju suuremad probleemid, millele peaks oma aega ja ressurssi kulutama, et me teeme siin mingit lavastust ja siis tahame, et inimesed tuleksid seda vaatama, et tegelikult vaadake uudiseid ja tegutsege, eks ole. Aga ma mõtestasin seda aega ja ma sain aru, et teater saab alati olla inimväärtuste kompass. Ehk siis ma ei tea, kas ma saan teatriga maailma päästa, aga ma saan olla inimväärtuste kompass, ehk siis ma saan panna mingi peegelpildi inimese ette. Võib-olla ta ei ole kogenud selliseid asju, mida kogevad need tegelased seal laval. Võib-olla see on täiesti võõras olukord tema jaoks. Aga võib-olla ta on tundnud südamevalu, südame murdumist. Ta on pidanud ise kellegi maha jätma, mis iganes probleemid need on. Ja ta näeb, kuidas need tegelased sellistes situatsioonides käituvad, mida nad sellest õpivad. Ja see annab, ma ikkagi loodan, et vähemalt kui mina käin teatris, siis ma otsin kogu aeg seda väärtust, et ma nii-öelda näeksin ise ennast laval või tunneksin ära mingid oma käitumismustrid, oma vead, oma saavutused. Väga palju on seda, et on mingisugune väga liigutav lavastus ja inimene läheb sealt koju ja ütleb, et issand, ma tahan kohe oma emale helistada ja öelda midagi toredat talle. Et ma arvan, see on võimalik ja just see sama armastus, mida sa mainid, et me oleme oma igapäeva elus ju samamoodi, me rahmeldame päevast päeva, kõike on nii tohutult palju ja siis sa tuled vabatahtlikult või tuled kellegagi kaasa või oled sunnitud tulema teatrisse, istuma 2-3 tundi pimedas ruumis ja sa ei tohi telefoni välja võtta ega midagi. Ja sul on võimalus võtta aeg maha ja näha, kuidas laval inimesed armastavad, need tegelased armastavad teineteist. Ja sul on korra aega nagu mõelda selle peale ja vaadata ka oma elu ja tunda ära, kas mina armastan kedagi, kas ma peaksin paremini käituma, teistmoodi käituma või on tegelikult mul väga-väga hästi,
miks ma olen nii paanikas kogu aeg. Tegelikult on kõik olemas. Ja see on ideaalne võimalus nagu istuda. No see lavastus konkreetselt ei ole osalusteater, on ju. Keegi ei pane sulle valgust peale, mikrofoni nina ette ja ütle, mida sa nüüd tunned, et kas sa nagu suudad samastada nende probleemidega või mitte. Et iseenesest on teater, ma olen ise mõelnud seda, et on teinekord nagu, mitte seda kuidagi üle tähtsustades ka, aga et üks turvaline keskkond, milles minul on võimalus vaatajana viibida ja mängida lahti situatsioone, mida ma ilmtingimata ei pea samamoodi kogema, aga et mul on võimalik neid kuidagi nagu läbi elada nagu teisi pidi. Just, ja me räägime küll siin teatri tegijatega oma vahel, et näitleja kogeb oma elu jooksul mitmeid erinevaid elusid läbi oma rollide. Lavastaja samamoodi mängib ju kõik oma lavastuse rollid läbi. Et jah, see nagu, et mul on võimalus mitu korda katsetada, midagi kogeda, midagi proovida. Aga tegelikult on ju ka publikul see võimalus samamoodi. Et kui ta jõuab selle samastumisastmeni teatrisaalis, siis tal on võimalus ju, aga kuidas mina käituksin selles olukorras? Ahah, tema käitus nii, kui mina oleksin ka nii et sa saad tegelikult mingisugust mustandit natukene teha oma elust, käies teatris. Aga kui sa lavastajana valid materjale või mõtestad oma elukutset, kutsumust, et kui niimoodi nagu otse küsida, et kuidas sulle tundub, kas vaataja jaoks teater või tegija jaoks, et kelle jaoks ta nagu kõige olulisem on? Et kui ma millegiga lähen tegutsema ja ma kutsun juba inimesed vaatama, et kus see algimpuls on, et kui minul on selline kutsumus, kas siis ma olen jagaja või tähtsam on see, et kuidagi minu jaoks, et mina kogen ja siis vaatame, mis edasi saab. See paneb mõtlema. Ma saan jälle nüüd toetuda. Oi, ma olen veel nii noor ja ei tea veel midagi. Ma olen küll mõelnud selle peale, et vaadates ka võib-olla mõnda oma kursakaaslast või lihtsalt siin enda vanuste kaasteatritegijate vahel ringi, et on inimesi, kellel on väga tugev sotsiaalne närv ja kes tunnevadki, et teater peab olema väga aktiivselt mingi muutja rollis. Ja mina olen mõelnud endast rohkem nagu käsitöölisest, et ma tahan aru saada, mis on see teater kui kunstivorm ja õppida seda lihtsalt kõige paremini tegema. Et lihtsalt lihvida oma oskusi. Ja ega mul ei ole mõtet siin midagi hämada, ma ikkagi valin materjale, näidendeid, valin selle järgi, kas see puudutab mind, ehk siis kas see tekitab minus mingi äratundmise ja siis seal kohe kõrval on see, et kas see on väljakutse näitlejale. Ehk siis ma olen veel just ma hetkel oma arengu tees olen praegu veel siin teatri sees, et ma tahan arendada iseennast kunstnikuna, aga ka siis neid näitlejaid, neid inimesi, kellega ma koos töötan, et nemad areneksid kunstnikutena ja saaksid võimaluse proovida midagi teistmoodi, esitada endale veel suuremaid väljakutseid. Aga kõige selle juures, ma ei saa publikut ära unustada, selles mõttes ma võiks ju teha lihtsalt proove ja ei tee keesikat või arutan niisama sõpradega asjade üle. Et see publiku kohalolu on teatrikunstis paratamatu, aga ütleme nii, ma ei ole ühtegi asja teinud publiku pärast, sest ma arvan, see viib natuke valele teele. Küll aga näiteks siinsamas noorsooteatris ma pean arvestama sellega, et kes on see sihtpublik. Olgugi, et ma tahaksin täiskasvanud inimesi ka saali, aga see on ju loomulik, et siia tuleb väga palju gümnasiste, võib-olla põhikooli lõppu. See on see meie lavastuse sihtgrupp. Et ma pean paratamatult arvestama, et mis hetkes on nemad oma elus. Ja kuidas nendega suhelda, et ma pean arvestama sellega, kes istub seal saalis ja püüdma rääkida tema keeles. Mitte keskenduma sellele, et ma nii tohutult talle meeldiks, aga just, et ma pean temaga rääkima nagu samas keeles. Ja selle peale ma küll mõtlen. Teemadel, mis sind ennast puudutavad, eks ole? Just. Ja samamoodi, ma tahtsin juba enne seda vahele öelda, et noorsooteater, noorte lavastus, aga tegelikult mõeldud ka täiskasvanutele. Me oleme kõik olnud noored. Et 17-aastased on 17-aastased, aga mina olin ka kunagi 17-aastane ja 60-aastane inimene oli ka kunagi 17-aastane. Et tegelikult need
need teemad ei lahtu minu meelest. Ja kindlasti võin kinnitada, et selles lavastuses, et meie teatrile juba tavaks saanud, et on mingisugune piir, kus et ei ole mõtet tulla liiga noorena seda vaatama, aga ütleme, et igal lavastusel on määratud oma alguspunkt sihtgrupi põhiselt, eks ole, aga et see konkreetne lavastus puudutab ikkagi kindlasti ka täiskasvanud vaatajat just sealt. Ja ma mõtlen, et seal, et meie teatri puhul on ka see oluline aspekt võib-olla, et ideaal teinekord on ka see, et noored koos oma, ütleme, kas teismelised noored või kui keegi meid ka kuulab, et võtta oma vanemad kaasa, tulla koos, et teater võib pakkuda teinekord ka mingit ühisosa, et ma olen ise seda kuidagi niimoodi mõelnud ka, et muidugi mind kunstnikuna peab puudutama, näitlejaid kaasa võtma, aga et samas on see hästi oluline, et kui inimesed juba saali tulevad, kui me oleme nad sinna kutsunud, et siis need mõtted, mida me oleme koos mõtelnud, et meil tekiks mingisugune mõtteline dialoog, et me saaksime puudutatud või kuidagi see ühisosa jagamine on paratamatult ilmselt väga oluline. Ja, ma pean ju lugu pidama oma publikust, sellepärast, et nemad teevad mulle teene tulles seda vaatama ja mina saan ju targemaks läbi selle, kui ma näen, kuidas publik reageerib sellele, mida ma olen mõelnud või tahtnud teha ja loomulikult. Ja just siis selle mõjul ka koos on ju, et tullagi koos oma vanematega teinekord teatrisse, et see mõte jäi seal pooleli, et see võib luua mingisuguse ühisosa või sõnastada mingid teemad, millest me muidu võib-olla ei oska teineteisega rääkida, aga me tahaksime rääkida oma vestlusid sügavamaks, oma sõprust sügavamaks arendada, et teater on minu meelest selline sõbralik provokaator ka sellistes kohtades, kui lavastus on südamega ja hoitusega tehtud, et ta ei ole lõhkuva iseloomuga, et teinekord äärmuslikud olukorrad võivad tekitada väga huvitavaid dialooge nende inimeste vahel, kes siis seda kunstiteos kogevad või vaatama on tulnud. Ja, ma olen täiesti nõus, et ega mul endalgi olnud lihtne nooruspõlves, ma ei tea, oma emale südant puistata või rääkida millestki, mis mu peas toimub, aga võimalus rääkida mingist teatrilavastusest või filmist või maalist, mis on justkui minust väljaspool, aga läbi selle analüüsi koos oma vanemate või õpetajatega tegelikult ma saan rääkida ise endast ja ühel hetkel see jutt on jõudnud nii kaugele, et ma räägin tegelikult, mis mulle on oluline ja see on selline naljakas siuke värav, millest on lihtsam läbi minna. Nojah, just, et teinekord see ongi praegu anname mingi siukse hea väikse abivahendit, et tihtipeale need vestlused mingis eas on hästi imelikud, on ju, et kui sul tuleb keegi või vastupidi ka, on ju, et kuidas sul läheb, et kuidas sul armastusega on, et mida sa mõtled, on ju, et kui sa otse peale lendad, on ju, hommikusöögi lauas kell 8:15 on ju, peab kooli minema, et kuidas sa ennast tunned ja mis su elus toimub, on ju, et siis võib-olla tuleb sealt vaikus ja mingi kuri pilk, on ju, aga kui õnnestub ideaalist leida siukse hetk, et kogeda mingit kunstiteost, on ju, praegu me räägime teatrist ja muidugi me peame tooma teatrit siia, et tulge lavastusi vaatama ja käige teatris, eks ole, et aga see annab just võimaluse mingisuguse läbi selle kunstiteose lahata tegelikult ta annab mingi baasi just rääkimaks olulistel teemadel. Just. Väga huvitav mõte, ma olen seda varem mõelnud ka, aga et selle vestluse käigus see kuidagi praegu sõnastus või formuleerus täpsemaks, et see on põnev. Aga sa oled praegu maininud mitu korda ka seda, et sul on käimas proovid ja et tegemist on sinu magistri lõputööga, et kas sa natukene räägiksid, mis sa teed või kus sa nüüd siit Noorsooteatrist liikusid edasi, mis teatrisse ja mis materjaliga ja mis teemadega sa praegu tegutsed? Liikusin siia kohe kõrval tänavale, et mul käivad Pikal tänaval proovid Linnateatris. Jah, et nad on küll praegu Salmes, aga neil on prooviruum on seal Pikal tänaval Vanalinnas, mis on muidugi väga tore. Niisiis mu diplomitöö Linnateatrist tuleb välja 17. veebruar. Pealkiri sellel on Tikud. Ka selline tükk, mida ma olen vist 4 aastat endaga kaasas kandnud, et mul on juba kombeks, kuna ma tõesti võin valida pealt näha päris keerulisi materjale, siis ega teatrid ei pruugi võidu joosta, et kindlasti seda ära teha, et seda peabki oskama kuidagi sõnastada ja läbi mõtestada seda. Et mul on tihtipeale materjali tükk aega taskus, kuni lõpuks tekib see võimalus. Et
ma oma magistritöös, kuna see magister on suunatud just, et lavastaja töö näitlejaga ja tekstiga ja ma pean tegema nii lavastuse kui kirjutama mingisuguse sellise teoreetilise teksti, et ma olen võtnud oma uurimisobjektiks narratiivi, et mis on narratiiv, mis on lugu, kuidas tekib lugu ja kuidas ma peaksin näitajaid juhendama, et see lugu, just nimelt, et see lugu tekiks laval, kuigi meil on näidend, on meie alusmaterjal, aga me ei lähe ju seda näidendit lihtsalt lavale ette lugema. Et peaks ju tekkima see illusioon, et see lugu sünnib täna õhtul siin ja on ainult täna õhtul selline, nagu ta on. See on ju tegelikult teatri eesmärk. Et kuidas seda saavutada esimesest proovist peale, kuidas nagu sinna poole suunduda. Et selliste asjadega ma maadlen praegu. Aga see on tõesti, see on väga-väga põnev ja olen Linnateatrit kaua oodanud ja olen seda materjali tegemist kaua oodanud, et ma olen väga rõõmus. Kas sul praegu oma lõputööd tehes on ka selline mingi lõputöö ärevus sees või sa juba lähed kogemustega peale? Tajud sa seda koolikeskkonna mingisugust teistsugust atmosfääri ka, kui vabalt tegutsedes? Ta vist käib kuidagi võib-olla hooti, aga õnneks aina harvem ja harvem, et baka lõpus oli küll see tunne, et kindlasti mu õppejõud arvaksid minust hästi ja loomulikult kõik tulevased tööandjad. Aga praegu on see magister on, nagu ma ütlesin, aidanud leida mul üles minu enda väärtused. Ja nüüd ma lähtun sellest, ma ei püüa nii väga saavutada seda, mida õpetajad mulle ütlevad, vaid ma püüan üles leida, mis on minu jaoks oluline ja teha ainult seda. Sest ma olen saanud aru, et kui sa teed südamega seda, mis on sinu jaoks oluline, siis see läheb korda. Kui sa lihtsalt teed perfektse koopia millestki, mida keegi palus sul teha, siis palju õnne, sa oled väga hästi kopeerinud. Aga mis sa ise mõtled? Et just see ise mõtlemine, et mul, nii väga ma seda kooli, ütleme, mingit tagasisidet või magistritöö komisjoni väga ei oskagi karta. Küll aga mul käivad vahepeal sellised pulss läheb kõrgemaks, kui ma mõtlen, et ühest küljest ma saan lõpuks seda teha, mida ma olen tahtnud teha, aga samas, et pagan, nüüd ma peangi selle ära tegema. Et ma olen rääkinud küll, et see on jube lahe ja see on nii hea materjal, aga nüüd ma pean selle ju ära tegema. Just. Ja see on tegelikult lõppkokkuvõttes ka jällegi ilus tunne, et sa oled midagi nii väga suurt oodanud, eks ole, ja siis ühel hetkel oledki seal prooviruumis ja saadki teha oma eluunistusi ellu viia. Just, ja et siduda seda ka ühe varasema teemaga, et ma võtan kõike praegu hästi rahulikult ja aeglaselt. Just seesama, et kuidas võtta aega. Et ma võin silme eest must minna sinna proovi mõelda, et yes, lõpuks ometi super, tahaks juba, et oleks valmis ja siis on nii mega ja kõik läheb üli hästi, aga ma ei pane tähele enam neid väikeseid hetki. Ma käin praegu iga päev proovis, ma olen väga õnnelik, ma lähen õhtule koju ja mõtlen, et vau, ma lähen homme jälle proovi. Et märgata seda, mis on sul praegu käes, mitte mõelda ainult sellele esietendusele või magistri lõpetamisele või midagi, mis must kunagi tulevikus arvatakse, et ei, naudi seda, mis sul on praegu. Ja see praegu nautimise teema on väga huvitav, et ongi ju niimoodi, et praegu kohe-kohe, kui me seda saadet siin lindistame ja vestlust peame, saabub detsember ja mul on endal küll tihti peale selline tunne, et detsembri võiks nagu pausile panna, detsembri võiks kinni panna, sest oma olemuselt on see kuu ju vaikuse ja rahu kuu, aga tihti peale tundub, et see aasta kõige viimane kuu muutub selleks kõige intensiivsemaks kuuks, eks ole, nii iseenda elus kui ka ümbritsev elu on ju, et äkki, kui sa oled nõus lõpetuseks ütlema mõned sellised sinu ellu kuuluvad pausimeetodid, et mis sa teed, et hoida ennast nagu vormis, selles vaimses vormis, eks ole, et sa oled võimeline hommikul ärkama, rõõmsalt proovi minema, kohtuma erinevate inimestega, eks ole, ja seda nagu päevast päeva tegemas. Kas sul on mingisugused sellised asjad, mis sinu puhul nagu toimivad, mis võimaldavad sulle pausi ja hea ja rõõmsa kulgemise?
ma magan iga päev 8 tundi. see tundub selline täiesti kuidagi kõrvaline fakt, aga ma tõesti, ma ei, kuidas ma ütlen, ma ei fänna magamist, et see ei ole minu lemmiktegevus, aga ma olen aru saanud, et kui vajalik see on, ja ma võtan seda väga tõsiselt, ma võtan magamist väga tõsiselt. See kindlasti, mulle meeldib vaadata seda igapäeva mõttetuse ilu, mulle meeldib jääda vaatama mingisugust valguse peegeldust maja seinal või tolm kuidagi lendleb mu ümber. Võib-olla see tuleb sellest minu kunsti taustast, et ma vaatan ja näen mingisugust valgust, värvi ja kompositsiooni enda ümber. Aga see kõik taandub lõpuks sellele, et ma võin lasta endal lihtsalt olla ja ma usaldan, et see ei lähe üle piiri, sest ma tean, mida ma tahan saavutada. Ehk siis see on nagu 2 asja, sa pead teadma või sa võiksid teada, mida sa tahad, et sul oleks piisavalt kütkestav eesmärk. Aga laskma endal jõuda sinna nagu omas tempos ja ikkagi see nagu teekonna nautimine ka, et see mäetipp on lahe ja see vaade sealt on ka lahe. Pärast, kui keegi küsib, kuidas sa sinna said, issand, ma üldse ei mäleta, kuidagi lihtsalt läksin. Et siis sul on meeles ainult see tipp, aga sinna tippu läks võib-olla 2 kuud, pool aastat, 3 aastat aega. See ei ole ju raisusaeg. Et teatrimaailmas on ju see väljend, et väikesed võidud ja ma väga keskendun sellele, et suured võidud on, ma ei tea, esietendus, järgmine töö, see asi. Aga mis on need väikesed võidud? Võileib maitses jube hästi täna. Keegi naeratas mulle, ei hakanudki vihma sadama täna. Ma sain tund aega varem koju. Väikesed võidud, see mind hoiab see väga-väga-väga elus, ja. Mõistan. Ja ma arvan, et selle ilusa mõttega lasta endal lihtsalt olla, kogu selle tähendusväljas ongi väga ilus ka tänast vestlust lõpetada. Väga tänulik sulle, Johan, et sa olid nõus rääkima iseendast, oma loomingust ja mõtestama seda ümbritsevat maailma, mis meie ümber on, et suur aitäh sulle. Aitüma kutsumast. Ja sellega siis meie esimene taskuhääling tänaseks läbi. Suur tänu kõikidele inimestele, kuulajatele, kes meiega endiselt praegu on. Aitäh, et meiega kaasa mõtlesite. Püsige siis lainel ja kuuldel ja jälgige mängu, et varsti on juba uued teemad, uued saatejuhid ja uued saatekülalised. Et aitäh!